vaikselt kavaga edasi. Aitäh. Alustame. Tere pärastlõunat. Ma kuulsin, et kapsarullid olid. Ma loodan oma jutuga teie seedimist mitte segada, et kui tahate, siis ma teen vahepeal sellised tugevama häälega hõikeid, et ärkvel püsite. Aga lõpp läheneb. Ma räägin võib-olla mõnevõrra praktilisemal teemal, võib-olla natukene teise rakursi alt reostusest, mis on teema ja mul on tuline kahju, et ma ei ole saanud siin kõik need päevad olla, seepärast, et elu on üks suur kriisijuhtimine ju. Et üks kriis järgneb teisele ja see tegelikult võib-olla fundamentaalselt, kui rääkida reostusest kui probleemist, siis mina tooks juurde ühe fundamentaalse probleemi, on lihtsalt, meil on väga projektipõhine maailm, et see projektipõhine maailm, mis tegeleb kriisijuhtimistega, tegelikult ei soosi seda, et me tegeleks väga fundamentaalselt põhjustega. Et ma loodan, et ma ei korda oma jutuga asju üle, millest te juba siin omavahel olete rääkinud, kõik need päevad. Väga oleks tahtnud olla siin teie juures, aga räägin siis kõigepealt natukene reostusest, siis planeerimisest ja siis üritan planeerimise ja reostuse temaatika panna siis ühe sellise spetsiifilise näite abil kokku, kuidas teda tegelikult linnaplaneerimise, just nimelt linnaplaneerimise käigus lahendada püütakse ja siis jätame aega diskussiooniks ka. Kõigepealt siis reostus. Definitsioonidest te olete kindlasti rääkinud, aga ma ikkagi sellegi poolest, minule meeldib kõige rohkem IAIA antud, mis on siis rahvusvaheline mõjude hindamise assotsiatsioon, et kuidas siis defineeritakse reostust. Reostus on siis ained, erinevad ained, nende hulk võib olla probleem või siis võib olla ka näiteks energia erinevas vormis, võib olla sellise hulga vormi või sageduse või muude omadustega, mis siis on meile kahjulik. Kas meile kahjulik otseselt või läbi ökosüsteemi? Eristatakse punkt- ja hajureostust. Punktreostusest ma täna väga pikalt ei räägiks, sellepärast, et sellega tegeleb keskkonnakorraldus ja selleks, et planeerimise rakursist rääkida reostuskontrollist või selle ohjamisest, selleks ma tahaks täna pikemalt rääkida hajureostusest. Et kuna hajureostus on selline teema, millega on hulka keerulisem tegeleda, sellepärast, et ta on ju hajali, igasugune keskkonna põhimõte või keskkonnakorralduse põhimõte on ju see, et reostus on seda väiksem probleem, mida tahkem või konkreetsem või ühes punktis ta on. Mida rohkem hajali, tema agregaatolek on näiteks vedelast gaasilisem ja nii edasi. See on ka ilmselt asi, mida te 2 päeva jooksul olete palju arutanud siin, kuid igasugune keskkonnakorraldus, igasugune reostuse korraldamine lähtub nendest põhimõtetest. Ehk siis on see, et me tahaksime, et see probleem oleks konkreetne, kui ta on konkreetne, on temaga lihtsam tegeleda. Ehk siis räägin sellest keerulisemast osast ehk hajureostusest. Et kõigepealt, mis asjad nad siis on? Nagu ma alustuseks ütlesime, on nad siis kas ained, näiteks nad on energiaolekud erinevad, kas siis valgus või müra või vibratsioon, kõik see on ju erineval moel energia, mis siis on nii ökosüsteemi kui meie jaoks ebaharilik või mitte tavapärane. Ainetega on ju tegelikult sama asi, et nad on ebatavalised ained, mis siis meile hakkavad kuidagi ebatavaliselt mõjuma ja me ei tunne ennast hästi, kas siis ökosüsteem tervikuna või meie kui organism. Ja loomulikult on kõik igal pool õhus, vees, pinnases, igal pool ta siis hajutatult on ja mis kõige olulisem on see, et hajureostuse puhul on ju kõik need allikad, kuidas ta sinna satuvad, kuidas see reostus sinna satub või kuidas see reostus meid mõjutab, ta mõjutab meid hajusalt. Ja seetõttu tegeletaksegi siis hajureostusega tegelemisel allikate, mehhanismide
ja siis võimalike tagajärgede ohjamisega. Nüüd teine pool. Selleks, et planeeringu ja reostuse teemat teiega koos lahata, peame rääkima ka planeerimisest. Planeerimise puhul on oluline rääkida sellest, mis planeerimine on, ja veel olulisem rääkida ka sellest, mida ta ei ole. Sellepärast, et projektipõhine ühiskond kipub tegema ükskord 10 aasta jooksul ühe planeeringu ja siis ta peab kõik maailma hädad ära lahendama. Et nii ei ole ka planeerimise suhtes päris õiglane, sellepärast, et igasugused muud asjad tegelikult peaksid ka toimima, mitte selline projektipõhine planeerimine, ehk siis me räägime planeerimisest kui tsüklilisest tegevusest, mida me kogu aeg peame tegema. Ehk siis on see, et eri tasandi planeeringut, alates riigist, maakonnast, kohalikust omavalitsusest ja kohaliku omavalitsuse allüksusest näiteks on igasuguseid eritüübilisi planeeringuid olemas. Me peame sellega tegelema pidevalt. Aga planeeringu ülesanne eelkõige on tegeleda kõigega, mis on ruumiline. Ehk siis on see, et kõikide ruumiliste nähtuste ja kõikide ruumiliste arenduste osas kokkuleppe sõlmimise meetod, kõige olulisem meetod ühiskonnas on planeerimine. Planeerimine ei ole näiteks terve hulk asju, mis planeerimise alla ei kuulu, aga ruumiline planeerimine eelkõige tegeleb ikkagi nähtuste ja kokkulepetega ruumis. Läheme hiljem nüüd natukene täpsemaks ka, et mis seesama kokkulepe tegelikult on ju kokkulepe kellegi vahel ja see keegi võib olla enamal või vähemal määral informeeritud, ehk siis on see, et loomulikult me jõuame ka selliste juttudeni välja, millest rääkis ka eelmine ettekandja väga veenvalt, et meil on vaja ikkagi ka selle jaoks sellist ütleme väga teadlikku ühiskonda selleks, et need kokkulepped peaksid ja need kokkulepped oleksid vettpidavad. Et see on ka väga oluline, kuid laias laastus ikkagi kokkuleppe ruumis on see, millega tegeleb planeerimine. Jah, sellest rääkisime juba. Nüüd, kui me läheme planeerimise puhul linnade juurde, siis põhimõtteliselt linnaplaneerimine oma olemuselt ei erine hajaasustuse või hajaruumi planeerimisest mitte millegi muu poolest kui see, et ruumi on vähe. Igasugused kokkulepped, igasugused ressursid, igasugused tegevused on kõik nagu piiratud keskkonnas ja ütleme niimoodi, et me ei saa ühte väärtust või ühtegi kokkulepet teha selliselt, et mitte midagi muud ei arvesta, vaid me peame tegelikult selle kokkuleppe puhul leidma sellise kesktee, et kõik väärtused on arvestatud. Inimesed saavad elada, või ütleme nii, nagu see kuulus näide on, et tahaks elada Vaikse Mägijärve keskel New Yorgi kesklinnas. Et see on täpselt see, mis kuvab seda linnaplaneerimise kõige olulisemat probleemi, ehk siis on see, et meil on ruumi vähe. Nüüd hakkame siis seda kahte teemat kokku viima, et kui me leppisime kokku selle, et linnaplaneerimine tegeleb ruumiliste suhetega ja ruumiliste suhete kokkuleppimisega ja reostus on linnaplaneerimise kontekstis meil eelkõige hajureostus, sellepärast et punktreostuse puhul me märkasime, et keskkonnakorraldus enamasti või siis targad inimesed ja targad tarbijad, millest ka eelkõneleja rääkis, saavad tegelikult nende suhete organiseerimisega hakkama, siis linnaplaneerimise seisukohalt on probleemi fookus eelkõige just see, et kõik need reostusallikad on väga hajali ja tegelikult meil on vaja poliitikaid või selliseid ühtseid ruumilisi kokkuleppeid selleks, et reostusega võimalikult efektiivselt hakkama saada. Ja nagu te siin seda pilti nähes näete, et see on pildikene Hiina suurlinnast,
kus nüüd ütleme, ma ei taha täna väga palju numbritest rääkida, sellepärast et selle seedimise vahel, et mida te kõik teete, numbritega tegelemine ei ole võib-olla see kõige õigem lähenemine, et räägiks nagu üldiselt äkki, kuid siiski ma võiks rääkida suurusjärkudest, et kui me enamasti räägime sellisest hajureostuse ohjamisel näiteks suurusjärkudest, mida peaks selliste regulatsioonide elluviimisel, millega peaks arvestama, siis need suurusjärgud on kümnetes ja sadades. Ütleme niimoodi, et sellist linna, kus olukord on selline, nagu te pildi peal näete, siis kui teha seda kõike ennetavalt, et meil on kõik see, mis ma kohe rääkima hakkan teile, et meil on õigesti planeeritud linn, ehk siis on see, et me oleme rakendanud linnaplaneerimisele jõukohaseid meetodeid või linnaplaneerimise meetodeid selliselt, et reostust oleks võimalikult vähe, siis selliselt on olukorda 10 korda odavam ohjata, kui tegelikult pärast tegeleda tagajärgedega. Et nii palju majandusest, rohkem majandusest ei räägi ka. Mida siis saab ette võtta? On see, et jällegi, et täpsustada planeerimise fookust, on see, et enamasti parema tehnikaga ei õnnestu, või ütleme niimoodi, et parem tehnika on kindlasti see, mis meid aitab, et tehnoloogia läheb paremaks, masinad näiteks saastavad vähem ja nii edasi. Nüüd ütleme, parem süsteem tähendab seda, et me jälgime elutsükleid, me jälgime ka seda, et üks saastav masin ei tähenda veel midagi, et me peame kogu masina nii-öelda elutsüklit või kogu elutsüklit ühiskonna mõttes jälgima, et me kuskil ühes tsüklilõigus ei teeks midagi teise tsüklilõigu hinnaga. Ehk siis me saame teha paremaid ja targemaid kokkuleppeid, näiteks tegeleda rohkem ennetusega, vähem tagajärgedega ja meil võiksid olla ärksamad ja targemad kodanikud kõik, siis planeerimise fookus on eelkõige kahel keskmisel punktil. Ehk siis on see, et planeerimine tegeleb parema süsteemiga ja tegeleb paremate kokkulepetega. Nüüd sellega ma sellise teoreetilise sissejuhatuse võib-olla ka lõpetaks ja nüüd peaks minema praktilisemaks. Et ma tooksin ühe sellise reostuse seisukohalt vast sellise kõige tõsisema näite ja räägiks selle näite varal teile võib-olla lahti, mida ma selle eelmise jutuga kõigega öelda tahtsin. Ehk siis on see, et ma räägiks transpordist. Sest transpordi kõrval on tegelikult selliseid asju, millega linnaplaneerimine tegeleb, millel on oma väljund hajureostusse, neid on veel, kuid transport on nagu kaugelt kõige olulisem nendest asjadest, mida siis hajureostuse ohjamise aspektist planeerimise juures me arvestama peame ja kuidas saab niisugune hea kvaliteetne ja korralik planeerimine tegelikult olla üsna efektiivne. Et transpordi puhul lihtsalt meeldetuletuseks kordan üle kõige olulisemad probleemid. Pinnavesi näiteks, et me räägime heliumist, kloriididest, naftaproduktidest, kõigest sellest, mis transpordi toimimise tulemusena jõuab vette, eelkõige pinnavette. Räägime mürast, õhureostusest, vibratsioonist, valgusest ja loomulikult igaüks neist on tegelikult oluline linna kontekstis. Palun! Võib-olla ma venitan seda sinu reostuse definitsiooni, aga minu meelest transpordil üks asi on juures midagi, ma ei oskagi öelda, niisugune ebameeldivus, mis on seotud müraga, aga mitte ainult, ühesõnaga, kui sinu lähedalt kiiresti mööda sõidetakse, siis see on ebameeldiv. Et see on midagi suhteliselt sarnast. Ja teine asi, mis on ilmselt veel suurem venitamine, on see, et transpordikoridorid, tähendab eri tüüpi transpordikoridorid blokeerivad üksteise teed.
Ja see on ka midagi reostuse sarnast, eks ole, et kui siin on autotee, siis mina ei saa seal jalgsi käia ja vastupidi. Ma sinna kohe igale poole jõuan. Okei, et sa puudutad ma seda ka. Ma hakkan lahkama seda teemat. Okei. Et tähelepanekud on absoluutselt õiged, sellepärast, et ma olen praegu selles nii-öelda füüsilises reostuse maailmas, aga olemas loomulikult ka mentaalne reostus, millel on nagu transpordil oma roll ja nii edasi, et tegelikult seda spektrit on eri käsitlustest tõmmatud kui laiaks tahes, aga ma sinna igale poole jõuan veel, et mis on barjäärid ja nii edasi. Et kuidas siis tegeletakse transpordi teemaga? Et üks on selline tüüpiline tagajärgede likvideerimise või leevendamise teema nagu liiklusplaneerimine, ehk siis selline vanamoeline planeerimine, et meil on olemas transpordivoog ja me peame seda voogu ohjama niimoodi, et ta oleks võimalikult ökonoomne. Teine võimalus on siis põhjuste kaudu, ehk siis liikuvusplaneerimine, mis on eriti just 21. sajandi päris alguses üsna tõsiselt hoogustumas ja ka Eesti saab oma esimese liikuvusplaani tõenäoliselt selle dekaadi jooksul, et ütleme, et me räägime sellisest uuest suundumusest transpordi või liikuvuse teema käsitlemisel üldse. Et tuletan meelde see, et eesmärk ei ole ju tegelikult liikuvuse või liikumise peatamine üldse, et me ei räägi siin ju sellest, et igasugune liikumine on halb, sellepärast et linnad ja asustusstruktuur sellisena, nagu me neid praegu tunneme, on ju tegelikult ikkagi dikteeritud ju liikumise poolt. Kõige vanem asustus Eestis tekkis ju jõgede äärde, siis kui liiguti sisemaale ja põlluharimine algas, siis tegelikult meil asustusstruktuuri kõige olulisemad kujunemise tegurid on seotud põllumaade väärtuste ja tegelikult liikumisteede soodsusega seal. Nii et me ei saa püstitada ülesannet niimoodi, et liikumine on a priori halb. Aga me saame läheneda sellele probleemile selliselt, et me väga täpselt jälgime neid põhjusi, miks me liigume. Ehk siis on see, ütleme, et me saame minna nagu inimeste elulaadi kallale küll, kuid alati ütleme niimoodi, et enne veel, kui me läheme inimeste elulaadi kallale, et me võime sättida seda ruumilist struktuuri ikkagi selliselt, et meil oleks mõttetut liikumist vähe. Ehk siis on see, et me räägime pendlitest ja igasugustest muudest niisugustest liikumise kontekstis räägitakse niisugustest nuriliikumistest. Ehk siis on see, et me peame väga täpselt jälgima, miks me liigume ikkagi. Räägiks natuke teooriast jälle, et tavaliselt linna puhul kasutatakse ka sellist nagu organismi analoogiat, et meil on linn kui organism, näiteks on eri siukese samasuguse tööjaotusega nagu meie kehal on, et käsi on ühe asja jaoks, süda on teise asja jaoks, pea on kolmanda asja jaoks ja nii edasi. Ja kõik see peab olema sellises harmoonilises koostoimes ja koostöös, siis me oleme terved ja rõõmsad. Et mis tähendab seda, et need ka linna funktsioneerimisel, need erinevad funktsioonid, nagu elamine, töötamine, tootmine, õppimine, puhkamine ja nii edasi, kõik need genereerivad eri ajas ja eri ruumi osades oma sellist spetsiifilist liikumist. Ja loomulikult on see, et mis ei ole võib-olla reostuse seisukohalt nii oluline, kuid see, et see liikumine siis omakorda tekitab kvaliteete. Ja praktikas siis tähendab see seda, et ühetüübilistel tegevustel või funktsioonidel on omavahel omadus kuhjuda, ehk siis mis omakorda selle liikumisvajaduse niisuguse üheülbastumise tekitabki, et kui me väga niimoodi usinalt linna ei planeeri, siis tegelikult me saamegi väga sellised mastaapsed tööstusalad, millel on selles mõttes punktreostusallikate ohjamise mõttes omad väga loogilised põhjendused olemas, kuid mis tegelikult summa summarum sellises suuremas linnakeskkonnas hakkab tekitama seda,
et meil on tohutu suured tööstusalad ja tohutu suured elamualad teises kohas, mis hakkab tekitama pendleid, eks. Et kõige parem oleks loomulikult selline linn, kus kõik oleks üksteise otsas, ehk siis on see, et moodne linnaplaneerimine räägib sellisest kolmedimensionaalsetest mudelitest, kus mul on, ütleme, ühistranspordiks on lift, eks ole, eri funktsioonide vahel. Ütleme nii, et päris nii ilus see ka ei ole, sellepärast, et meil on ikkagi, me võime vaadata ka neid hajureostusallikaid, mis on paigal, ma ei räägi transpordist, kus allikad liiguvad, aga nende ohjamisel on ka ikkagi vaja nad nagu panna kokku, et tekitada puhvreid vahele ja nii edasi. Ehk siis on see, et selle lähenemisel on omad piirid. Kuid ehk siis on tõde on seal kuskil vahepeal, ehk siis on see, et meil peaks olema võimalikult vähe liikumist ühest küljest, aga seda liikumist ei saa ka olla liiga vähe, sellepärast et paratamatult erinevad tegevused või erifunktsioonid on oma sellise reostuspildiga. Ja enamasti see, mis juhtubki, ongi see, et ütleme niimoodi, et nendest sümptomitest võib-olla natuke, et neid sümptomeid paremini avada, siis on see, et Eestis kagi sellised olulised näited, mul on üks Pärnu linnast üks pilt ka hiljem, et on see, et üks selline väga reljeefne näide, kus selline ruumistruktuur ja ka funktsionaalne struktuur hakkab sellist nuriliikumist nagu genereerima, on sellised nagu kahekiirusega linnad. Kahekiirusega linnade tüüpiline näide on Pärnu Eestis, kus on 40 000 elanikku on suveperioodil ja 2011 turismiloendus andis 82 000 inimest. Ja kui me vaatame nüüd seda linna, kuidas ta liigub ja mis põhjustel ta liigub suvel ja talvel, siis see pilt märkama on täiesti erinev. Sellepärast, et liikumispõhjused on, aga samas on see, et kui te kujutate nüüd ette seda, et teed on ju samad. Regulatsiooni mõttes on ka bussiliinid samad. Seepärast, et meil ei ole olemas suvist ühistranspordiskeemi ja talvist ühistranspordiskeemi, siis tegelikult selline erikiirusega linn tegelikult, kui sa nüüd seda reostuse mõttes nagu lahti mõtestad, siis ta on tegelikult ülireostav, sellepärast, et kumbki olukordades tegelikult ei ole rahuldav. Ehk siis on see, et ühistranspordi plaan ja ka transpordiskeem suures osas on tehtud talve jaoks, kui seal on 40 000 inimest, 80 000 inimest suvel liigub hoopis teiste vajaduste pidi, mis hakkab tegelikult genereerima üsna olulisi liikumismõjusid. Hea näide lihtsalt. On olemas igasugused muud asjad ka, et näiteks on see, et Eestis on päris mitu linna, kus on liikunud keskus. Ütleme, et enamal või vähemal määral on liikunud keskus viimase 10 aasta jooksul peaaegu kõikides linnades. Tallinnas käib ümber selle Kirsikivi, mis on Kurgus ümber vanalinna, keskus niimoodi pendeldab seal. Ütleme, käib ringikujuliselt. Et see sama funktsioonide maksimum, kus on siis neid liikumist genereerivaid funktsioone, liigub siis. Narva linnas pärast nüüd siis ka uue piirilepinguga põlistatud süsteem tähendab ju seda, et Ivangorodi või poolt linna ei ole, mis Narva puhul tähendas seda, et 400 või 500 meetrit kesklinn nihkus, aga samal ajal kõik funktsioonid jäid ju vanasse kesklinna, mis toob sisemiselt tohutu liikumispendli. Tartu linna puhul on näiteks see, et keskus funktsionaalses mõttes ei ole enam ammu Raekoja platsis, vaid ta on kuskil seal uue bussijaama juures, eks. Et selles mõttes põhjused, miks inimesed liiguvad, nagu on nihkunud umbes 600-700 meetrit, eks. Mis jällegi on selline nagu pea liikumise küsimus, et kujutate ette organismi, millel nagu pea liigub niimoodi. Kord on ta siin ja kord on siin kuskil, et ei ole väga mõistlik, eks. Ja on ka selliseid näiteid, nagu näiteks, et neid päid on suisa mitu, eks. Et selliseid näiteid on Eestist ka,
Aga nagu kõige tüüpilisem selline halb näide on see, et kui peast läheb nagu vereringe mööda, et meil on liikumisskeem, aga pea jääb kuidagi kängu, sellepärast et nagu veri ei liigu sealt läbi, Pärnu näide näiteks, et kust kogu liikumine on tegelikult kesklinnast mööda viidud ja nüüd tuleb kõvasti vaeva näha sellega, et kuidas saada tegelikult seda sama keskusfunktsiooni, kus on ajalooline keskus ja nii edasi, linna tagasi. Igasugune selline nuri liikumine tegelikult on reostusprobleem. Ja läheme siis lahenduste juurde, et loomulikult siis kõige parem oleks ikkagi niimoodi, et funktsioonid peaksid paiknema siis selliselt, et seda liikumist tegelikult oleks vaja, nagu mõttetut liikumist oleks vaja vähe teha. Aga samal ajal on see, et see koht, kus on meie nii-öelda ajalooline märk, näiteks kesklinnade puhul on, või linnade puhul on selleks linna ajalooline keskus enamasti Eesti tingimustes kindlasti, sest enamus suuri maakonnakeskusi on ikkagi ju rohkem kui 500-aastase ajalooga keskused. Ehk siis on see, et see sama märk, eks ole, mis seda nii-öelda identiteeti kannab, see sama funktsioonide või liikumispõhjuste telg peaks olema selles keskuses, siis meil on seda keskust ka kõige odavam ülal pidada. Ehk siis on see, et linnaplaneerimisega me saamegi teha seda, et hoida neid liikumispõhjusi selliselt, et nii-öelda selline administratiivne liikumine, kui me tahame tarbida teenuseid, et need oleksid ikkagi enamasti kesklinnas, aga näiteks selliste esmateenuste puhul me ei peaks minema kodust väga kaugele või siis on see, et need liikumisvahendid võiksid olla võimalikult säästlikud, millega me selle teenuse juurde pääseme. Ehk siis ideaallinn võiks olla ju niimoodi, et me saame jala või jalgrattaga kõik teenused kätte. Meil ei ole mingisugust niisugust transpordiga pendlit vaja, mis on tohutult kallis ja väga nagu üsna palju reostust genereerib. Ehk siis on see, et mida siis tehakse, üks vastuolu näiteks on see, et inimesed liiguvad küll, kuid kaup ju tahab liikuda sammu teid pidi, et me võime ju teha jalgrattaradasid kogu linna täis, eks ole, et me liigume kõik jalgratastega, aga kaup tahab enamasti nagu samades suundades ja samades koridorides liikuda, meil on selge ruumiline vastuolu. Teine asi, mida siis palju tehakse, on ka see, et Eesti linnasid ka tihendatakse. Tihendamine ongi tegelikult üks kõige olulisem põhjus või kõige olulisem põhjus, miks tihendatakse tegelikult, on selle liikumisvajaduse ohjamine. Seal on loomulikult üsna selline, siin oleks vaja väga tarku kodanikke jälle, sellepärast et enamasti on tihedus poliitiliselt selline ääretult ebameeldiv sõnum, sellepärast et ma mäletan seda, kui Mustamäel hakati rääkima Mustamäe üldplaneeringu raames näiteks sellest, et meil on vaja tihedamaks muuta, meil on vaja tuua elamist nagu kesklinnale lähemale, siis selline väljakujunenud ruumiline struktuur, inimestele see üldse ei meeldi. Et me teeme midagi kuskil tihedamaks ja kus on parkimiskohad ja nii edasi. Et jutt sellest, et need parkimiskohtasid võib-olla ülehomme, võib-olla ülehomme meil ei ole üldse vaja enam. See kõik on kohutavalt ebakindel ja see nõuab väga head kommunikatsiooni, et sellest kokkuleppele jõuda. Ideaalis. Kas siis võiks olla ideaalis midagi sellist, et meil on tegelikult see sinine on siis keskusfunktsioon keskel ümberringi selle ümber on siis kollane elamine, seal on kuskil roheline puffer ümber selle ja siis on tootmine. Tundub loogiline või? Töökohad on igal pool. Keskusfunktsioon samamoodi nõuab päris palju töökohti.
noh, ütleme niimoodi, et selle mulliga igasugune liikuvus ja selline keskkonnateemaline diskussioon tavaliselt selle mulli mingil hetkel näitab ära. Ütleme niimoodi, et selle mullini varem või hiljem jõutakse. Aga noh, loomulikult on see, et Eesti asustus on 500 aastat vana vähemalt keskelt läbi. No ütleme niimoodi, et ruumiline struktuur on siis tööstusrevolutsiooni järgne, ehk siis on see, et me räägime tegelikult 19. sajandi liikumisvõrgustikust. Noh, ütleme niimoodi, et kus ikka tööstusele ligipääs väga suur probleem ei olnud. Ehk siis on see, et ruumilises mõttes me ei räägi sellise struktuuriga Eesti linnadest, ehk siis on see, et meie linnad enamasti ei vasta sellisele skeemile. Toome näiteid. Pärnu linn. Noh, nagu te kõik teate, eks, pointer oli siin. Pärnu linn. Ütleme niimoodi, et kas see vahva laser töötab siin selle nupuga? Aha, just. Et Pärnu linna keskusfunktsioon on siin, eks. Noh, ütleme, et sellest vereringe puudumisest Pärnu linnas ma juba rääkisin, sellepärast, et see sild on oma läbilaskevõime piiril ja loomulikult arusaadavatel põhjustel sinna keegi liiklust enam ei taha. Aga nüüd ütleme, see mööda kulgev liikumine siin tegelikult ju viib selle vereringe nagu keskusfunktsiooni juurest välja. Noh, see on üks probleem, millest me juba rääkisime. Aga kui me vaatame teda nüüd funktsionaalses plaanis, et kus on need põhilised liikumist genereerivad kohad, siis on see, et Pärnu puhul räägime me ka 2 keskusest juba, on siia kujunemas teine pea ilusti Pärnusse, kuhu tekivad siis omad teenused juba ja nii edasi. Ehk siis on see, et kui põhiline osa töökohtadest on Pärnu sadam siin, ütleme niimoodi, et teenusmajandus on kogunenud kõik siia, tööstus on kogunenud siia ja siia, aga elatakse põhiliselt Mai elamurajoonis ja ütleme, et Raeküla on päris palju elukohti, siis tegelikult, kui te vaatate seda pilti, siis ütleme, säästliku arengu seisukohalt on tegemist väga raske olukorraga linnaplaneerimislikus mõttes. No ütleme niimoodi, et me räägime sellistest põhifunktsioonidest nagu elamine ja töötamine, aga loomulikult on see, et kui me paneme ühe kooli kinni näiteks, mis on suhteliselt suhteliselt kergelt käib selline haldusotsus, siis see üsna hetkeliselt seda virvarri nagu kallutab üsna olulises suunas näiteks. Et selles mõttes on sellist ütleme niimoodi, et sellepärast ongi vaja nagu minna nende liikumispõhjuste sisusse sageli, on see, et mis on need vajadused ja ajendid, miks tegelikult inimesed liiguvad ja sageli üks või teine selline pealt näha nagu lihtne selline majanduslik hetkeotsus või tähendab selline halduslik hetkeotsus võib tegelikult seda liikumispilti üsna olulisel määral muuta. Ütleme niimoodi, et hajaasustusest võite kõik ette kujutada, mida tegelikult kooli sulgemine tähendab. Et postkontoril liikumine Tartus kesklinnast äärelinna, kujutage ette, mida see muudab liikumispildi jaoks, sotsiaalmaja ehitamine kuskile konservitehase juurde, täpselt samamoodi, et kõik see tegelikult muudab liikumispilti. Ma oleks võinud selle jutu juurde panna alla ka Tartu plaani, oleks olnud palju lihtsam, aga tegelikult Tartus ei ole olukord sugugi mitte selles mõttes parem, et siin on Tammelinn, aga üsna palju olulisema osana siin on Annelinn, eks, et Tartu töökohtadest, ütleme, kui me räägime tööstuslikest töökohtadest, enamus paikneb selles piirkonnas, et ütleme, mis tähendab tegelikult seda, et kuni nüüd selle ringtee silla käiku laskmiseni tegelikult enamus sellest kõik liikus läbi kesklinna, kogu see tööle koju pendeleks. Rääkisime ka mõnedest olulistest objektidest,
noh, Tartu linnas õnneks väga palju koolide kallale mindud ei ole, et koolivõrgu optimiseerimine, noh, õnneks ei ole väga palju sellist liikumisvajaduse muudatusi nagu kaasa toonud, küll aga juba postkontori paiknemine selles piirkonnas ja sotsiaalteenuste paiknemine selles piirkonnas on nüüd küll väga küsitavad, selles mõttes väga küsitavad sammud, et me ei ole tegelikult kõikide väärtuste, kõikide ressursside reostust, me võime vaadata negatiivse märgiga ressursina, millel on väga konkreetne hind, kui me hakkame seda ohjama, siis me ei ole lihtsalt selles võrrandis kõiki asju arvestanud. Ja et jätta natukene diskussiooniks ka ruumi, siis ma räägis ka natukene lahendustest, et mida siis sellistel puhkudel tehakse. Ma loodan, et ma olen teid veennud, et see linnaplaneerimine on reostusega väga selgelt seotud ja transpordi näitel on seda võib-olla kõige veenvam demonstreerida. Kuid seda tegelikult reaalselt ohjata nagu läheb vaja tegelikult päris palju asju, sellepärast et enamasti linnaplaneerimisest üksi on vähe, vaid on vaja siis seda, et kogu see idee sellest liikumisviiside ohjamist, noh, püsime jälle selle transpordi või liikumisvajaduse näite juures, et kõik kokkulepped peavad töötama koostöös. Noh, et mitte ainult ruumilised kokkulepped, vaid ka lahendused peavad jõudma eelarvetesse ja nii edasi. Kui me teeme ilusa plaani ja keegi paneb kuskil kooli kinni, siis on kogu asi vastu taevast. Et selles mõttes, noh, see sama kokkulepete pidamine on et ütleme niimoodi, et sageli on niimoodi, et sa võid ju ilusa sellise läbi optimiseeritud plaani teha, aga kui keegi kuskil teeb pool rehkendust, siis see ei tööta. Et kogu see jada erinevatest otsustest, noh, ütleme linnaplaneerimise otsused, strateegia, linnaplaneeringu, üldplaneeringu rakenduskava näiteks, sealt edasi eelarve kujundamine ja edasi, et kõik need asjad peavad, kõik need lülid peavad tegelikult töötama, et see asi tervikuna töötaks. Ja uskuge mind, see on väga raske. Et samal ajal on see, et teisest küljest objektiivselt seda liikumisvajaduse põhist lähenemist meil ei ole väga palju siiamaani olnud, et kogu see lähenemine on võrdlemisi uus, et noh, ega me ei saa nüüd liiga karmid ka olla, et selliseid liikumisvajaduse analüüse on tehtud võib-olla suuremates linnades viimasel ajal, võib-olla viimased 5 aastat alles, nii et kogu see lähenemine on võrdlemisi noor. Et mida siis praktiliselt peaks tegema? Ütleme niimoodi, et üks asi on see, et me teeme planeeringule eelnevalt sellise analüüsi ja teeme ilusa sellise liikuvusplaani, kuid tegelikult, nagu ma päris alguses ütlesin, kõik see hakkab tööle siis, kui kogu planeerimistegevus on tsükliline, ehk siis on see, et me jälgime selliseid asju, mis nii-öelda seda kratti, mis meie tasku kallal käib, noh, et kust me jääme vaesemaks, kas siis puhta õhu, noh, ma mõtlen ressurss alati kõige laiemas tähenduses, raha on nendest üks osa, eks. Et seetõttu üks kõige olulisem asi on see, et me peaksime ikkagi hakkama süstemaatiliselt jälgima, mis meie ümber toimub, et noh, näiteks kas või mulle meeldib väga see targa linna lähenemine, mida siin mitmed Eesti ülikoolid ka, ma ei tea, kas teil nende päevade jooksul on targast linnast ka räägitud. Jube kahju, see oleks selle reostuse ohjamise aspektist on väga huvitav teema, Tartu Ülikool sellega tegeleb, et peale Tartu Ülikooli veel Tehnikaülikool ja ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on sellega seotud. Nõudke, et teile räägitakse järgmisel talveakadeemial sellest kindlasti, et kui me räägime kodumaisest innovatsioonist näiteks, et mitte vähem oluline kui Skype näiteks, et meil on võimalik nagu tegelikult ikkagi olla sellises
pidevas jälgimises oluliselt tõhusamad. Et kui me räägime sellistest Eesti ühiskonnast, mis ei ole nagu väga valmis üksteisega tegelikult selliseks tihedaks koostööks, siis igasugune tehnoloogia eestlasi aitab väga hästi, miks pärast sellised tehnoloogia asjad Eestis ka väga edukad on see, et see tuleb ka eestlase meelelaadist, ma usun osaliselt. Et kõik sellised monitooringusüsteemid, eriti tehnoloogilised, nagu näiteks tark linn või tark maja, et kõik need kokku aitaksid meil tegelikult jälgida neid samu liikumispõhjuseid ja selle sama liikumise optimiseerimise kaudu nagu anda planeerimise otsustele paremat sisendit. Ehk siis on see, et siin see loetelu tegelikult on võib-olla kõige olulisem osas see, et mida me sellisel puhul jälgima peaksime. Ja lõpuks siis, kui meil on olemas selline hea monitooringu andmestik, siis tegelikult edasine on juba stsenaariumid. Tegelikult on see, et selleks, et teha sellised väga jõulisi või valusaid otsuseid näiteks. Mul on väga värske näide Tartu transpordi arengukavast, mis sai valmis eelmisel aastal ja kus siis ka keskkonna just nimelt liikumisvajaduse tõttu siis lepiti kokku liikumisvajaduse aspektist. Seal olid ka muud keskkonna aspektid juures. 3 stsenaariumi siis just nimelt, et kuna seda tohutut niisugust andmestikku ei ole taga, siis seda on väga raske poliitiliselt müüa. Et kes Tartu linnavalitsus võttis vastu ikkagi betoonistrateegia. Et parem on ikkagi liikumistaristusse paigutada see raha, et paremini liikuda saaks. Et see on täpselt selline lähenemine, mida nüüd 21. sajandil enam absoluutselt vaja ei oleks. Et me peaksime ikkagi vaatama liikumist nagu märksa terviklikumalt ja märksa süsteemsemalt. Ja selleks, et mingisugust sellist süsteemsemat ja paremat lähenemist saada, selleks meil tegelikult ühest linnast ei piisa, mis oli ka täiesti Tartu transpordistrateegia näite selline hea õppetund, oli see, et Tartu transpordistrateegia tegeles kõikide transpordiliikidega Tartu linnas. Kõik mõjud olid välja, kõik toodud nii palju hõljumit vette ja nii palju reostust õhku ja kasvuhoonegaase nii palju ja tonne süsihappegaasi ja nii edasi. Aga raudteega ei viitsi tegeleda, sellepärast, et raudteega ei taha keegi tegeleda. Seal on niisugused, ta on riik riigis ikkagi Eestis. Et raudtee jäi välja. Jäi välja ka muidugi Tartu lennujaam näiteks. Ja loomulikult on see, et jäid välja ka naabervallad, kes seda pendlit siis tegelikult selle tööjaotuse tõttu ju genereerivad. Ehk siis on tööjaotuses osaleb ju tegelikult kogu Tartu linnastu. Tartu näide, eks. Et siis on see, et meil on vaja väga palju erinevaid tasandeid läbi käia selleks, et kogu see süsteem töötaks. Kokkuvõtteks. Mul on jäänud selle tubli kella järgi 3 minutit, et selle aega ma jõuan kokku võtta küll. Ehk siis on see, et kordan üle jälle, et kui me tegeleme planeerimisega, siis planeerimine saab ära hoida, saab väga hästi ära hoida. Kui me tegeleme selle ka hoolikalt ja jälgime ka seda, et kõik lahendused, mille me välja pakume, ka lõpuni läbi viidavad. Sellepärast, et mis kõige rohkem häirib ja desinformeerib kogu ühiskonda, on see, et kui me jätame mingi asja pooleli, et lepime kõik kokku, kõik on ilus ja nii edasi ja siis lõpuks ei tee seda ära lihtsalt. Et Eesti lähiajaloost on päris palju selliseid näiteid, kus nagu huvi hajub ja me ei lähe lihtsalt asjadega lõpuni, et me võiks olla ikkagi sellistes küsimustes oluliselt põhjalikumad ja jõulisemad. Ja ärksad kodanikud, ma arvan, et inimesed on võib-olla ärksamad, kui mõni inimene arvab. Et tegelikult ei ole eestlastel ja Eesti kodanikel häda midagi. Tegelikult on see, et ollakse valmis väga innovaatilisteks lahendusteks, kuid võib-olla on nüüd see, et need kokkulepped ise peavad olema paremad.
aga see on võib-olla hoopis laiem ja poliitilisem teema juba, et ma ei hakka nagu sellest pikalt laialt rääkima, et kindlasti olete sellest nende päevade jooksul rääkinud juba. Aga ma rohkem ei räägiks. Läheb siis viimaseks küsimuste vooruks. Seal taga oli küsimus, et kas ma vastasin või kommenteerisin neid teemasid ka või midagi vajas veel üle rääkida? Jätame need teemad kõrvale praegu, ma küsiks midagi muud natuke. Eks ole, kui sinu jutust nüüd ei selgunud, kuigi mulle tundub, et sa oled nii-öelda minu paadis. Kui räägitakse liikumisest, liikumisvõimalusest, transpordi planeerimisest, siis transport peaaegu alati tähendab autotransporti. Ja autotranspordi planeerimist minu meelest tehakse täiesti okei, vähemasti nagu on arusaamine sellest, et kui laiad peaks olema tänavad ja milline tänavakate ja nii edasi. Aga et kas on ka mingit, ma ei oskagi öelda, ma parem deklareerin, ma ei küsi. Tähendab, minu meelest ei ole siiamaani arusaamist, et mingid analoogilised nõuded on olemas ka näiteks jalakäijatele ja jalgratastele. Et kui sa vaatad neid uusi planeeringuid, siis minu meelest liiklussõlmedes nii kergliikluse planeerimine põhineb mingisugusel müütilisel arusaamisel, et ma ei oskagi öelda, umbes niimoodi, et kui ikka kuidagi läbi pääsevad, siis on okei. Näiteid võib tuua igasuguseid, ütleme Palupera jaamas olev rattatee, mis kõigepealt läheb ühelt poolt, siis teeb raudtee kohal, teeb mingisuguse sinka-vinka, siis pöörab 90 kraadi üle tee, siis läheb mööda teed teisele poole, umbes 500 meetrit sealt, siis pöörab kõrvalteele ja siis lõpeb ära. Et ühesõnaga ainuke võimalus seda mööda normaalselt rattaga sõita on see, et mitte seda kasutada. Ja minu meelest see on 90% Tartu rattateede viga. No saan olla ainult nõus, et ma väga palju sellele tagajärgede planeerimisel täna ei puutunud. Et tahtsin rääkida põhjuste planeerimisest, aga kui me räägime nüüd tagajärgede planeerimisest, siis minu arvates kõige toredam asi, mida ikkagi Taago Antov räägib, kes on vast ikka nendest liikumis- ja liikuvusplaneerijatest kõige prominentsem hetkel Eestis ja tema mudel mulle väga meeldib ikkagi, et kui meil on poliitika, ütleme, et ma ei räägi tegelikult, aga ma tuletan meelde oma jutus ühte seda osa, kus ma rääkisin linnaste tihedusest. Et meil ei ole niimoodi, et liiklusplaneerija ütleb seda, et minul on vaja 40 meetrit ja te ülejäänud nagu nokkige, et kui te mulle seda 40 meetrit ei anna, siis nagu jalakäijad peavad käima puu otsas ja ratturid võtma rattad selga ja jooksma kuidagi või hääletama bussi peale või mida iganes. Et see lähenemine on tegelikult transpordi planeerimise häda, sellepärast, et see on jällegi nagu normatiiviga kaitstud. Väärtused on paremini kaitstud kui need, mille kohta normatiivi ei ole. Muude liikumisviiside kohta ei ole ju selget normatiivset tuge. Aga minu arvates kõige elegantsemat on sama Taago Antov ikkagi öelnud seda, et kui meil on teemaa, ehk siis on see, et kui Jakobi mäge igaüks Tartust teab, siis seal on väga selgelt nagu kahe muinsuskaitse väärtusega maja vahel, mida ei saa iga teede planeerija nagu niisama lihtsalt maha võtta ka, on selline vahe, eks. Ja kui me tahame seda, et Eestis oleks näiteks või Tartu linnas oleks 4% jalgliikluse osakaalu asemel 20%, siis täpselt selle protsendiga tuleks ära jagada teemaa. Ehk siis on see, et kui meil praegu on selline trotuaar siin, eks, ja kui meil on poliitiline eesmärk ikkagi saada 20%, siis 20% tähendab sellist teemaad ja autod, andke andeks, palun mahtuge ära sinna. See on nagu üks näide sellistest ütleme ütleme linnalises keskkonnas mõjutamisvahenditest, kui me räägime tagajärgedega võitlemisest jälle. Seepärast, et põhjused on ikkagi see, et meil on need liikumisvajadused ikkagi põhiliselt arvestatud autodele. Et ma ei tea, mulle meeldiks väga. Tähendab, mis sa ütlesid, eks ole, praeguse näide nendest protsentidest ja teelaiusest. See põhimõtteliselt, see näide nagu tähendab, või kuidas sa tood selle näite, et kui me tahame muuta transpordikasutust. Aga ma ise tahaks rõhutada seda, et isegi kui me ei taha muuta midagi, et minu meelest
Võib-olla planeerijatel on see arusaam, aga see arusaam ei jõua ehitusse. Tähendab, et inimeste liikumist ka ilma autodeta reguleerivad seda laadi seaduspärasused, et kus on kitsam tänav, kus on laiem tänav, äärekivid, igasugused jõnksud ja nii edasi. Tähendab, et üldse selline arusaamine oleks, et kui me teeme sellise ristmiku, siis see tähendab, et efektiivselt muutub see jalakäijale näiteks nii palju rohkem barjääriks või nii palju vähem barjääriks. Et üldse, et see kontseptsioon oleks olemas ja mingisugune arusaam, et see nagu on jalakäija jaoks issue. Ja selle järel me võime mõelda, et kas me tahame, et see oleks nüüd suurem või väiksem või mida me tahame. Okei, see, millele sa vihjasid, on tegelikult kergliiklus planeerimistandard või projekteerimistandard. Et see on niisugune kuum kartul, millest on räägitud, on üritatud, praegu on Soome standard eesti keelde tõlgitud ja see on uhkelt Maanteeameti kodulehekülje peal väljas. Ega mul siin planeerijana ei jäägi muud üle öelda, kui ma loodan, et seda ka mõni projekteerija loeb. Selles mõttes, et kui me räägime põhjustest, siis tegelikult me peaks rääkima võib-olla transpordi planeerimise nagu ümber mõtestamisest üldse liikuvusplaneerimiseks, et kus on eri liikumisviiside vahel demokraatia, et mitte demokraatia on halb sõna natukene, aga ütleme, et selge nägemus, et kuidas kujundada asju jätkusuutlikumaks. Et praegu on ikkagi niimoodi, et transpordi puhul me mõtleme autosid. Järelikult on see, et teede liikumisstandard on kahjuks väga palju ülimuslikum. Isegi kui meil oleks näiteks jalgsi liikumise standard kõrvale või nagu kergliiklusstandard kõrvale võtta. Ma sõidan ka Tartus jalgrattaga, mina kirun iga kord seda, kui ma pean kuskilt äärekivist üles või alla sõitma. Minu jaoks on see igapäevane probleem. Just, jah. Eks ma sõidangi. Selles mõttes, et kergliiklus teede võrk Tartu linnas ikkagi andke andeks puudub. Just nimelt. Ma sõidan eluga riskides seda Jakobi mäge igal hommikul alla. See näide on elust võetud. On veel mõni küsimus? Kas on Tartus mõni konkreetne näide ka, mida Tartu linn võiks teha, aga ei tee? Just selle planeerimise koha pealt siis see liikumis? Minu arvates on tegelikult, jällegi toon interjeeriva näite. Selles mõttes, et ma võin tuua ühelt poolt näite sellest, kuidas üle-eelmine Tartu linnapea andis Tartu Lõunakeskusele aasta arenduse preemia, eks ole. See nüüd on ühelt poolt. Seal on nagu sellest seisukohast no comments. Et teisest küljest on jälle see, et me võime Tallinna Ülikooli Tartus, kõik teavad tartlastena, mis hoonest ma räägin, et puhul kirjutada tema arhitektuuri, maapõhja ja nii edasi, et kõik on selles mõttes õige, aga funktsionaalses mõttes, kui me räägime keskusfunktsiooni toetavate asjade tagasitoomist kesklinna, siis igasugune selline asi on õige. Jällegi on see, et me peame täpselt teadma, millest me räägime. Meil on vaja ehitada sellist funktsionaalset pilti Tartu linna, mis genereerib liikumist vähem. Et ehk siis on see, et postkontori ja igasuguste selliste esmatähtsate teenuste paiknemine, mitte ainult kesklinnast ma ei räägi, vaid ruumiliselt selliselt, et nad paikneksid seal, kus inimestel kas töökoha või elukoha tõttu on mugav neid kasutada, lihtsalt ta ei pea selleks autosse istuma või ta ei pea otsima seda, et kus on tal lähim bussipeatus, et kõik sellised asjad on olulised. Et kui vastata täpselt küsimusele, siis Tartu linn peaks tegema täpselt vastupidist, nagu mitte andma sellistele asjadele preemiaid. Ja nagu tegelikult kogu regulatsioon peaks toetama seda, et selliseid nuriarendusi ei toimu. On riike Euroopas, kus see on seadusega keelatud. Norra näiteks keelas oma viimase planeerimisseadusega perimetraalarendused ära. Sest nende majanduslik mehhanism on igal pool Euroopas ühesugune. Naabervaldades, suurte keskuste naabervaldades on planeerimine ehitamine kõvasti odavam. Maa on odavam ja kui ei ole regulatsiooni, mis väärtuslikku põllumaad kaitseks, siis tegelikult juhtubki nii.
Ja et Eestis on täpselt see, et meil on selliseid linnastuid, kus me veel saame sellele valglinnastumisele ikkagi piiri peale panna. Veel küsimusi? Kui saalist hetkel ei tule, siis mulle läheks küsimus, et kõige selle taustal, mis te rääkisite, kas te võite välja tuua lõpetuseks võib-olla mõne positiivse lahenduse teie meelest? Et palju rääkisime nendest probleemsetest kohtadest, aga mis välja tuua, et mis on hästi, kas siis näiteks Tartu linnas või on teil mõni muu näide, kus on neid arvestatud, neid tingimusi? Arvestame seda, et Eestis liikuvusplaneerimisega ilmselt Tallinna linnastu kui kõige teravam koht ikkagi alustab, on minu arvates nagu ääretult positiivne. Teine asi on see, et käisin Lahti planeerijatel külas, et alles hiljuti, seepärast, et see on suhteliselt värske emotsioon ka, ja siis, kui vaatasime nende ühistranspordivõrgustikku või nagu transpordivõrgustikku tervikuna, siis Lahtis elab 100 000 inimest 10 korda suuremal pindalal, kui on Tartu. Ehk siis on see, et elanike arv on võrreldav, aga tegelikult pindala, kus Lahti linn paikneb, on 10 korda suurem. Ehk siis on see, et see ei ole nüüd võib-olla hea näide, aga see on mõnevõrra selline näide, et kellegil teisel võivad olla oluliselt suuremad probleemid. Et Eesti eelis on see, et Eesti linnastud ikkagi on väga kompaktsed. On see, et meil on küll ruumi vähe, aga tegelikult on see, et ajalooline linn, inimesed ei jaksanud hoobuvankriga ikka väga kaugele minna. Ja õnneks on linnad tekkinud nendel aegadel, on see, et kasutame seda juba olemasolevat ruumilist struktuuri ka selliselt, et me ei lase seda lörri nagu valglinnastumisega. Tendentsid on õiges suunas, ja meil on olemas ruumilised eeldused, et see tegelikult hästi korraldada. Kas on saalis veel mõni küsimus? Sellisel positiivsemal noodil me täname teid. Aitäh teile! Kohtumiseni! Aitäh! Tore! Aitäh!